Kõige enam mõjutasid Iiri tantsutraditsioone 12. sajandi keskpaigast alguse saanud tantsuõpetajate rännakud. Algus oli raske ning tihti tuli õpilastele jala külge nöör siduda, et nood paremat jalga vasakust eristada suudaksid. Peatselt hakkasid õpetajad erinevate festivalide raames võistlusi korraldama ja üksteiselt tantsuoskustes mõõtu võtma. Sündmused, mida eriti kärsitud toodeti, olid pärast pühapäevased jumalateenistusi toimuvad koogitantsud, kus parim esineja sai auhinnaks magusa koogi. Iiri tantse on 4 liiki. Siig on rõõmsameelne hüppetants 6/8 taktimõõdus. Tantsu kõige graatsilisema vormi, libiseva Siigi taktimõõd on 9/8. Neli-neljandik taktimõõdus tantsitav riil on päris Šotimaalt. Seda võivad esitada nii mehed kui ka naised. Sammustik koosneb erinevatest kiiretest hüpetest. Riiliga samas taktimõõdus tantsivad hornpipe oli algselt ainult kõvades kingades meeste tants. Tänapäeval esitavad seda ka naised. Rühmatantsud set dance on arenenud ka trillidest, mida tantsiti õukondades. Esitatakse kõvades kingades, sammud on lihtsamad kui teistes tantsudes, põhitähelepanu on jalgadele ja eriti varvaste sirutusele. Sirge keha vastu surutud jäigad käed on Iiri tantsu silmapaistvaim tunnus. Aga miks? Üks lugu räägib Iiri tantsijaist, kes kutsuti kuninganna juurde esinema. Elisabeth I nautis Iiri tibiige ning neid tantsiti kuninglikus õukonnas, aga tantsijad polnud nõus tema majesteedi tervituseks käsi tõstma ning hoidsid neid trostlikult külgedel, demonstreerides, et nad ei naudi kuninganna ega Inglismaa austantsimist. Aga kõige usutavama oletuse kohaselt oli 18. sajandi tantsuõpetajad lihtsalt nii vastutusvõimelised ja etiketis kinni pidavad, et võtsid maha mis tahes reeglipäratud liigutused.